Nädala aja pärast on Kroonika meelelahutusauhinnad, et me kohe Lauraga võtame ka sappa. No, ta on hästi karismaatiline mees minu meelest, mille tõttu ta ongi 2 aastat järjest siin. Isegi mina nagu muhelesin natuke seal teleka ees, kui ma Masterchefi vaatasin nagu mine karjuda peale. Ja mina muhelesin seal koha peale. Ja täpselt, ütle talle. Tuleb, vaat. Ma ei tea. No nii, ma olen oma podcastiga lõpuks jälle tagasi. Jee! Kui te olete vanad kalad, aitäh nii vahva aplausi eest. Kes on vanad kalad, vanad kuulajad, siis mul on rõõm, et mind jälle olete üles leidnud. Kui siin peaks olema ka uusi kuulajaid, vaatajaid, siis tere tulemast pardale. Põhimõtteliselt jätkub kõik samamoodi nagu pool aastat tagasi. Vahepeal oli väike talveuni, nüüd on kevad käes. Otsustasime, et on aeg uuesti teele asuda. Aga meil on üks väga oluline muudatus. Ja selleks muudatuseks on see, et lisaks minule vestleb siin koos meie vahvate külalistega ka minu õde, meie uus kaassaatejuht Laura Coachella Rannaväli. Aplaus. Meid on 2, me oleme 2 topeltgängerit, aga ma ei ole nii vana kala. Nagu mind on natukene olnud, aga mitte nii palju. Maria üks hetk ütles mulle, et minuga episoodid on kõige rohkem vaatamisi. Nii et ta tegi äriplaani strateegiliselt ja otsustas mu võtta saatejuhiks lihtsalt. Nii et muidu said kutse iga mõne aja tagant ja nüüd sul on püsikutse saatesse. Jaa, täpselt. Ja et Laura on nagu saatejuht, aga ka siuke professionaalne vahenaljade ja vahekommentaaride tegija. Et ma arvan, eks vaatame täna, kuidas sul läheb ja kui teile Laura meeldib, kommenteerige kindlasti alla, sellepärast, et siis mul ei ole põhjust teda visata pardalt, nagu on juhtunud kahjuks eelnevate saatejuhtidega. Ja me tegime statistika, et kaua Maria on ühte saatejuhti hoidnud. Ja need käisid mingi 6 aega. Nii et äkki ma sõuan 2 kuuni välja. Ma arvan, et tuleb vahva igal juhul. Selge, sissejuhatus on tehtud, lähme asja juurde. Meil on täna külas üks väga kuum paar. Seda nüüd muidugi mitte romantilises võtmes, kuigi kes teab, aga muusikalises kontekstis. Aalika ja Sam. Ma ei hakka teile uuesti tšau ütlema. Just pool tundi tagasi tegime seda, aga võimalus teile siis kuulajaid tervitada. Tere. Ja tere kuulajad. Rääkige meile, kuidas teie kooselu läheb. No, on mesinad vaata. See kõlab nii halvasti ma praegu. Mis te sellest tiitlist arvate? Minu meelest see on igati asjakohane, sest teil ju just tuli uus lugu välja, kui see episood ülesse läheb. Et siis ju on ometigi kuum muusikaline paar. No ma ei tea, võtame tiitli auga endale või? Ma arvan, võiks küll võtta, jah. No, muusikaline uus sensatsioon. Absoluutselt. Jaa. Aga selles suhtes, et jaa. Kooselu, jaa. Nagu ei ole otseselt koos elamist, aga on nagu koos eksisteerimine, koos loominguline lahti mõtestamine, muusika tegemine. Jaa. Ja kuidas läinud on see? Sest ma pean tunnistama, et juba ise küsin, ise vastan, aga pean tunnistama, et teie mõlema ka tõelise tulihingelise fännina oli minu jaoks see tunne, kui ma nägin teie seda TikToki, et tuleb koos lugu, siuke tunne nagu 2 maailma nagu kollidivad. Et minu peast eksisteeriti eraldi maailmas. Vahepeal nagu ei taheta, vaata, kui on 2 eraldi maailma, ei taheta, et need kollidiksid nagu, et sealt nagu, et ma elan nagu oma maailmas seal ja ma elan oma maailmas seal, ma ei taha, et need nagu ristuksid. Siin on vastupidi. Siin on vastupidi, okei. No võt, minu arust ka see koostöö kukkus ka väga nagu loomulikult välja, et ma saatsin mingi nagu väga algelise demo, seal ei olnud mitte midagi peal. Seal oli ainult vist 30 sekundit instrumentaali, saatsin Aalikale, kuule, mis sa sellest viisijupist arvad? Aalika ütles, ma ütlesin lihtsalt, et tule lihtsalt korra katsetame, ei pea midagi tegema. No pressure. Ja siis, kui ta stuudiosse tuli, siis ma ütlesin, nüüd on nagu kohustuslik, et kui me siin juba oleme, et me peame midagi tegema. No, süke nagu see oli nagu veits nagu lõks. Okay. Ja Aalika. Kukkusid kohe sinna lõksu sisse? Kukkusin küll tegelikult ja et ma ise nii eeldasingi, et võtab mind lõksu alla või mis see väljend on? Ja need räpparid lõksutavad, jah. Aga ei, tegelikult lõppude lõpuks, kui ma jõudsin stuudiosse, siis koostöö hakkas kohe sujuma ja kohe ideed ja laulud, sõnad hakkasid ka kujunema. Appikene, nii vara praegu, et mul eesti keel praegu väga hästi ei tööta. Ma pean natukene soojendama ennast. Aga põhimõtteliselt see, mida ma tahtsin öelda, on see, et Sam on tore, Sam on cool.
Jee, kuulage meie uut lugu. No meil on hea meel, et teil see hästi välja tuli, eriti minul tõesti tuli hingelise fännina. Ma vaatan TikTokis ka juba huugab ja juba kummitab lugu. Tuli hingeline fänn, mis su lemmik minu ja Alika lugu on? Ops. No seesama, teil pole hea vastus. Langesid ka lõksu. Ja prooviti mind lõksu tõmmata, teate, väga ja liigumegi siit kohe edasi. Rääkides tiitlitest, nendest tuleb ka meil täna juttu ja me mõtlesime, et kohe nädala aja pärast on Kroonika meelelahutusauhinnad, et me kohe Lauraga võtame ka sappa, sõidame ka selle laineharja peal, laseme ka podcasti kohe samal ajal välja ja me mõtlesime... Ma lihtsalt tahan kutset ja kleiti panna selga. Ja äkki me siis saame kutse, kui me teeme nagu väiksed ennustused täna on ja kui ma mõtlesin nagu nende auhinnagaalade peale üldse Eestis, siis ma saan aru, et teil on nagu väga vedanud, on ju. Te olete muusikud, mis tähendab, et teil on oma gaala Eesti muusikaauhinnad, pluss siis te olete veel otsapidi meelelahutusauhindades. Alika, sa kindlasti olid ju ka EFTA-l on ju, filmidele auhindades. Käisid seal? Ei käinud? Käisin küll, jah. Ma mõtlesin nomineeritud. No ma mõtlen ikka telemaailmas on ju läbi Masterchefi, meelelahutusmaailmas, muusikamaailmas. Aga me sisuloetana kuskil ulbime seal kuskil vahepeal ja teadagi, või tegelikult ma ei tea, kas te olete kursis, aga ka Eestis on üritatud, rõhk tõesti sõnal üritatud, teha sotsiaalmeedia auhinnagaalat ja see läks nii nagu ta läks, on ju. Ma saan teie reaktsioonidest aru, et teate millest. Ei, ma lihtsalt kujutasin ette korraks, kuidas see välja näeks. Sorry, et ma vahel segasin. Palun. Keegi aasta algul tegi TikTokis sotsiaalmeedia auhinnad, aga see oli nagu mingi nagu TikTokis inimesed said hääletada ja siis... Sellega me pole kursis. Mingi Kaja Linkman võitis midagi nagu... Okei, et siis on juba ka 3. korda proovitud. See, millele me refereerisime, oli 2017 ja 2018 aastal toimunud ja kiiresti otsa lõppenud Play-nupu auhinnagaala. Ja teate, ma mõtlesin, et tänasel päeval selleks, et minu armas kaassaatejuht õnnistada tema positsiooni sisse, me võiksime vaadata ühte klippi sellelt auhinnagaalalt. Nii et palun režissöör, vaatame nüüd klippi. Järgmine kategooria, aasta muusikahällitaja. Ja nominendid on teie ees. Muusikahällitaja. Nominendid on... Mis on muusikahällitaja? Ei ole! Laura Rannaväli. Laura Rannaväli. Piret Laar. Kust? Tuli kuskil täiesti aruversist välja. Ma tänaksin väga enda perekonda, et hääletasite minu poolt ja aitäh. Oi, see on hea. See on kõik või? Kurat, tahaks veel vaadata. Kuulame. Ei saa rohkem. Laura on sisse õnnistatud nüüd selle klipiga. Iga kord, kui ma seda klippi näen, mu reaktsiooni muutu. Ma olen punaseks. Ma tahaks tänada enda perekonda. Aga sellega on hea lugu, sest et nagu ma mäletan, et kui mind nomineeriti, kutsuti on ju galale ja õhtu enne. Ma mõtlesin, et äkki ma võidan. Kui ma võidan, ma pean olema nagu ette planeeritud ja ma läksin YouTube'i ja ma googlesin, kuidas anda head kõne. Ja seal nagu ma vaatasin, et kõik, kes Oscari ja mingi Grammy'si võidavad, on mingi I wanna thank my parents. Ja siis mida ma tänan oma vanemaid, mille eest nad mulle telefoni andsid, on ju. Igatahes ja siis lõpus on kõik hästi salapärased. Aitäh. Aga mul vaevu tuli häält veel. Igatahes see on väga piinlik. Ja mulle ei meeldi seda vaadata minuga vahest. Aga see on nii hea, et selle nimi on muusikahällitaja. Mina olin ka muusikahällitaja. On ju? Mina olin ka alati selle... Jaa, aga kujata ette neid vanemaid inimesi, seal on Indrek Vaha ja Tabon Tõrnaima ka ja siis mingi 5 aastat hiljem ma läksin My Hits intervjuud andma ja nagu ma mõtlesin, äkki ta tunneb mind ära. Ma nagu proovisin täna silma vaadata. Indrek oli seal lihtsalt mingi muusikahällitaja. See raha jooksis, tal oli nii suva, ma arvan. Aga kus see toimus siis? Kus? IMAX seal. Kosmosekinos toimus, jah. Et sellest on 2-tunnine livestream YouTube'is. See tundub nii lahe. Super. Kes veel asju võitis seal? Sportlik huvi. Ma ei mäletagi. Kes olid laureaadid? Enne Laura auhinda, kes mallukas sealt läbi. Kuulge, ei, seal oli Green Room. Seal oli, mulle, ma ei tea, kas ma tohin seda rääkida, aga nüüd ma tohin. Seal mulle öeldi, et ma võidan, kui ma astusin sinna galale, mis tavaliselt vist ei toimu. Ja siis ma pidin minema 5 minutit enne Green Roomi. Ja seal olid küll Ari, Miikael olid seal, äkki nad võitsid siis midagi, sest nad olid seal. Erna Husko oli seal.
see ei ole mingi Soome influencer või ta oli siis Eesti. Jaa, ta vahetas lihtsalt riike. Tead küll. Tead, see Plain Up on siuke täiesti eraldi nähtus ja tegelikult võib ju öelda, et Laura põhimõtteliselt, Sam, sina oled see aasta Kroonika auhindadel nomineeritud aasta sotsiaalmeedia staarina ja võib öelda, et Laura oli sellisel juhul sinu eelkäija ja teerajaja. Kui nipp on vaja, siis palun väga, ma võin nad sulle anda. Ma küsin, et kuidas seda kõne anda äkki, kui peaks juhtuma midagi. Aga tead, mina mõtlen, et me võiks äkki teha kohe väikse proovi. Teeme väikse proovi, et teeme niimoodi, et Sam, Laura announce'ib ja teeskleme, et sa võitsid, sest me kõik teame, et kui sa ei võida, no siis on midagi sus business toimunud, sest minu meelest sa väärid igati seda auhinda. Teeme väikse proovi, teeme lavaproovi ja siis Aalika, sina saad kommenteerida, kuidas Samil välja tuleb. Sest sina, ma arvan, oled ka kõnes andnud ikkagi oma ja sa saad pärast oma nipid juurde anda. Nii. Aasta sotsiaalmeedia staar on Sam! Nüüd ma kõnnin, eks ju, mikrofoni juurde, natuke läheb aega. Ja, nüüd käib see mina Laura, kas sa ei saaks tulla minu eest teha? Kui ma koha peal olen, muidugi ma tulen. Võta Lauralt šnitti, tänan oma perekonda. Ma tänan oma telefoni ja fänne. Nööpi, mu kass. Obviously, muidugi. See on hea mainimine. Jaa. Seal kindlasti. Perekonda uuesti. Just in case. Jah. Ära ma kuulajaid unusta. Ja see on sotsiaalmeedia staar. No jah. Või no vaatajaid, siis fänne. Kui sa juba annad kõne, peab kõike tänama. Siis pane kõik. Okei, siis endist kassi, Sipsut. Okei, me oleme sinna. Rest in peace. Ja näiteks ka potitaimi. Super ja aitäh Sam ja palju õnne auhinna eest. Liigume siis nende Kroonika auhindade juurde. Me võiks teha nii, et käime need kategooriad läbi ja teeme ennustuse või mitte isegi ennustuse, vaid pigem, et kelle meie paneksime sinna. Ja kui on keegi, keda nimekirjas pole, siis me loomulikult teeme oma nimekirja. Ikkagi oma reeglite järgi. Kusjuures enne veel, kas te nägite, kes on selle aasta õhtujuhid? Ütleme üks õhtujuhtidest. Jüri Ratas ja Grete Kuld. Päriselt ka või? Üks õhtujuht on Jüri Ratas. See ka ikka leiab neid sidequeste endale. Ta on inspiratsiooniks meile. Nagu igal pool. Ma saan, vaata, see on nagu naljakas, nagu nali naljaks on ju. Aga minu meelest vähemalt, andke teada, mis te arvate. Alguses, kui ta nagu oma sotsiaalmeedias neid väikseid sidequeste videoid tegi, see oli tore, et seal oli ikkagi see mingi soov poliitiliselt. Küll ta oma mingit eurosaadiku tööd seal jagas ja näitas on ju. Aga Kroonika meelelahutuse auhindade õhtujuht. No kuidas on, kas pigem nagu boostib tema seda nagu mainet või on pigem see, et võib-olla kuskil on vaja piir tõmmata? Kas ta poliitikaga ka tegeleb veel või? No ütlesin küsida, et kas ta seal maastikul toimetab peale ei toimetab. Kas ta ei ole mitte nagu... Võib-olla ma eksin praegu räigelt, Europarlamendis ei ole üldse praegu või? Jaa, ongi. On või? Aga nende tööpäev on ju seal 3,5 päeva ja siis nad tulevad tagasi. See on nagu naljakas, ma ei tea, võib-olla ma olen nagu liialt konservatiivne enda arvamusega, aga nagu võib-olla peaks nagu sellele tööle seal keskenduma, aga mina ei tea. Nii, aga ma nõustun ausalt öeldes. Aga võib-olla, kui on vaba aega, mees töötab. Meil kõigil on vaja leiba peab tooma. Ma arvan, et see nagu kukub seal naljakalt välja, sest tõesti Jüri Ratas, eks ju, nagu õhtujuhina, see ei saa nagu, see tuleb kas koomiline, see tuleb kas cringe või vahet ei ole, mis lahendus sealt nagu välja tuleb, see on naljakas. Aga ole valmis siis sina minema lavale tema asemel, kui midagi jamaks läheb. Jah. No ühesõnaga, see oli minu meelest siuke suht huvitav touch, aga kui rääkida kategooriatest, siis esimene on meil kohe aasta muusikaartist. Meil on siin nominentideks Florian Vaal, Pürmüüd ja Tommy Cash. Ja teate, selle palli veeretan kohe teile, et te olete ikkagi oma ala spetsialistid, et mis te arvate, kes võiks selle endale noppida? Ma ise ütleks Florian Vaal. Tommy Cash ja Kroonika meelelahutusauhinnad on natukene selline naljakas olukord minu meelest. Kuigi ma arvan, ta oleks humbled, et ta ka midagi saaks, aga ma arvan, tema jaoks see
väga midagi ei tähenda. Aga ma arvan, et Florian Vaal on eelmine aasta ikkagi täitsa raputanud meie Eestimaad. Et ma arvan, et tema võikski seda saada. Aga mis sa arvad, miks? Ma mõtlen, Florian Eestimaad raputanud on. Et lihtsalt, et kui sa peaksid tema seda edu nagu selgitama, ma nagu vaatan lihtsalt siukse täiesti neutraalse pealtvaatana. Ma tema seda kontserdit ei käinud kuulamas, aga ma vaatasin pilte ja see tundus nagu suht crazy, mis seal toimus. Ma arvan, selle tõttu ta ongi nii edukas, sest viimasel ajal meil Eestis on ju moeks läinud Triibupasta on ju ja Germo Murel ja Florian Vaal ja et nad on kõik sellised artistid, kellel on väga suur ja kujunenud vaba tahe minu meelest. Et nad on hästi vabad, nad on, et neid ei huvita eriti, mida nad räägivad, mida nad ei ütle, mida nad laulavad, kui palju nad ropendavad oma lauludes, kuigi minu meelest Florian otseselt ei ropenda, aga tal on teistsugused sõnad. Ehmatab natukene. et jah, et ma arvan selle tõttu ta ongi saanud nii edukaks ja ma arvan, et lõppude lõpuks see mu vend on lesbi on läinud inimestele peale, et mina tean Florianit tegelikult 2022 aastast. Ma tutvusin temaga Sõru Soundil. Ta tegi seal laivi. See oli väga hirmutav. Ma mäletan, et ma olin mingi, mis asi see on? Vend võttis süntesaatorid ja hakkas seda loopima vastu põranda, vaata. Ja siis ma olin mingi, okei, väga huvitav. Nii saab ka läheb. Peaks ka nii tegema. Kas ma teen midagi valesti? Aga tol hetkel ta oligi selline nišikas artist ja see oli väga lahe, et oli väga lahe näha seda, et ta on saanud nüüd nii-öelda popartistiks ja tunnustatud. Ja jah, et ta on tunnustatud siis selle eest. Kelle Sam sina paneksid? No ma kohe ütlen ära, ma arvan ka, et kas Florian või Tommi, eks ju, et kuigi jah, ma olen nõus sellega, et ma arvan, et Tommi jaoks Kroonika meelelaudse auhind ei tähenda absoluutselt mitte midagi, või võib-olla me oleme liialt aga no ma ei usu selles suhtes. Sellest pürümüüdi kohast ma ei saa seal nii hästi aru, et nad ei teinud ju nagu nad ei teinud mingit albumit see aasta. Ainus asi, mis ma tean on, et neil täitus see aasta 10 aastat nende reklaamid tulevad mul kogu aeg tegutsemisest. Neil oli suur kontsert. Mingi kontsert Kruiisterminalis on ju. See oli nagu välja müüdud vist või ühesõnaga see oli nagu täiesti täis, aga lisaks sellele lasid paar lugu välja, et võib-olla sellest ei saa selles kategoorias aru. Ma võib-olla oleks pannud, tegelikult ma ei tea, keda mina paneks Singli isiklikult, ma paneks Dan Marleni sinna, sest minu meelest esiteks jällegi vaatame aasta muusikaartist 3 meest on ju, või 4, kui olla aus, pürmüüd on tuua, et ja siis tuleb küsimus, tegelikult Dan Marlen tegi nii head tööd ju eelmine aasta. Tegelikult tegi küll. Ja jah. Selge, 43 ja 46 000 igakuist kuulajat, kõik eestlased tali, ühesõnaga see on nagu ülitugev saavutus. Tegelikult küll, jah. Et see on väga hea shout. Muidugi ma enam selle ei näitanud seal Kroonika lehel enam, et seal oli algus oli top 10 igas kategooriast, kas ta seal oli mul pole lõrna. Ta oli küll. Ingel süke võib-olla tagasihoidlik, ta ei kutsu võib-olla nii palju hääletama nagu. Ta ühe korra pani ainult story'sse, et hääletage minu poolt. Aga ei, samas, kui me korraks spoilime, siis aasta seksikam naine ta on ikkagi top 3. Kuigi ta samamoodi, ta pani story'sse, ongi 200 nominatsiooni ühe story'ga lihtsalt. Inimesed on ikka tähele pannud teda. Jaa, absoluutselt. Aga natuke rohkem seksistlikumas võtmes, ütleme nii. Paraku küll. Nad oskab mõlemat laulda ja näha. Aga ma vist paneks ka Floriani seal selles valikus. Et ma paneks ta ainult sellepärast, et kõige kallim pilet tema kontserdil oli 690 eurot. Kas ta nägite 690 eurot oli see, palju maksis Estonias kõige kallim pilet. Päriselt. Ja see ostetud. Pilet sisaldas? See oli see lauapilet vist või ma ei tea. Lihtsalt ulme. Selle hinna eest sobib. Väga hea mõtte. Ma korra mõtlesin, et ma paneks tulevikuks kontserdiks. Ma korra mõtlesin, et mina oleksin Tommi pannud ainult selle lisapõhjuse pärast, et ma vaatasin, et ta on tähtkujult Skorpion. Ma mõtlesin kohe, ma tean ühte, kui ma näen ühte, on ju, aga teil on nii asjalikud põhjendused, et jääme Floriani juurde. Sa teiste artistide neid kaalud või
Kes nad on ma seal? vaatasin ja seal Horoskoope ei klappinud. lugenud. Florian oli Kalju Kits, nende kohta ma ei tea midagi, nii et ma tean ainult Skorpionite kohta. Okei, kahju. Nii et ma arvan, liigume Selge, liigume edasi. jah. Järgmine on Aasta hääl. Meid ei olnud nomineeritud veel, järgmine kord. Esimene on Mattias Naan, pohmellipäevaga. Maris Järva, Sky Plus. Ja Mallukas ja Kristina Pärtel-Poeg Salajutud. 2 podcasti, 1 raadio. Nüüd raadiotega minu puhul nagu ma ei kuula neid ainult siis, kui kas mina või keegi teine läheb intervjuud andma. Nagu ma ei tea, kas keegi kuulab neid niimoodi autoga sõites. Te ei kuula raadiot? Aeg-ajalt. Siis kui sa auto sisse paned, vaata ja auks ei ole ühendatud veel. Siis tuleb midagi, vaata. Ja kui see on nagu põnev, siis ma võib-olla kohe ei ühenda. Ma nagu, vaata, millest nad räägivad. Okei, vaat ei ole. Okei, no mina nagu mäletan, et kas mitte Jüri Pootsman mingi hetk ta nagu muusikaga jättis korraks pausile ja läks saateid juhtima raadiosse. Kas see on nagu mingi... Siiamaani ju, Power Hit Radio. Poweris on ju, et kas te kaalute ka B-karjäärina minna raadiosaadet juhtima? See tundub nagu siuke, jah, B-karjääri valik muusikutel. Teevad seda pigem lisana. Ma arvan ka, jah. Et see on nagu hea viis, kuidas olla pidevalt ka pildis, et tegelikult kuulatakse raadioid, eks ju, ja oleneb muidugi kanalist ka, aga ma kusjuures sain 2 pakkumise just. Päriselt või? Aga ma ei saa veel rääkida. Mulle küll teegi pakkumist ei teinud. Põnev. Mina tahaks ka olla. Noh, aga siis... Mulle küll ei ole keegi pakkumist oma teinud. podcast, kes raadiot kuulab tänapäeval. Seda ka. Sorry, ma ei saa su raadiodiili pekki tõenäoliselt need inimesed, kes raadiot kuulavad, ei kuula seda podcasti või kes raadiot teevad. Ma olen ka ikka nagu vahepeal, ma olen raadioinimene, sest ma ei viitsi nagu alati nagu oma mussi kuulata. Mingid asjad on nagu, mitte oma muusikat ma ei kuula kogu aeg, aga nagu enda mingi playlist ei viitsi kuulata. Kui paned raadio käima ja teie kummagi lugu tuleb? See just hiljuti oli, me istusime autos. Sam pani auto käima ja siis kohe see keset kevadet hakkas mängima. Ma kirjutan raadiotele, et ärge rohkem seda lugu mängige, palun. Anonüümse selle vihje alt. Nii, aga me peame nüüd valima kellegi. Minu meelest siin pole küsimust. Mallukas. Ma arvan, et peab andma salajuttudele mitte, sest mina oleks kuulaja, aga kui sa ikkagi oled top 1 podcast nendes statistikas kogu aeg, mille üle vaielda siis? Müüsid Alexale ka välja ju. Ja see on nii haige. Müüsid selle teise ka välja mingi 1 päevaga, et see on ulme, et ma annaks ka neile. Neilt peaks võib-olla podcasti šnitti võtma siis. Okei, aga liigume siis edasi. Aasta teletäht. Siin meil on Reigo Tamm, su nägu kõlab tuttavalt saatega. Jüri Butšakov reaalselt mingi 10 erineva saatega, mida ta on teinud. Iga kord, kui ma panen teleka käima, on Jüri seal. Ja see ei ole sama saadega, tal on erinev kostüüm, erinev tiitel. Ja, me teenib pappi praegu. See on see Kanal 2, see ökosüsteem, et nad leiavad nagu mõned väga head inimesed ja siis neil antakse 20 saadet reaalselt. Et Jüri ja siis on Tuuli Roosma oma saadetega. Mis me arvame? Ta jõudis see aasta käia Indoneesias ja Jaapanis mõlemas kaasa. Ma seda Jaapanit nii kaugel vaata üksteisest. Ei, ma seda Jaapanit natuke vaatasin vist. Isegi. Samas tal on meie aasta, eks ta 1 aastaga sai 2 aastas. Pool perekonda läks Indoneesiasse, pool läks Jaapanisse. Ma ei tea, ma isiklikult... Vaatad sa telekat üldse, Alika? Sa võid ausalt öelda, siin podcastis võib öelda ausalt. No aeg-ajalt ikka vaatan. On sul telekas üldse? Mul on telekas. See on juba suur samm. See kõlas nagu pretensioon. On sul üldse telekas? Ei, väga paljudel ei ole näiteks täna telekas. Ma tean, et sa just kolisid ka vaata ja sellepärast. Ei, meil on mingi telekas, see ei ole nii suur ja seal ei ole kanaleid ka sees. Sorry, et ma puudutasin seda teemat. Alika sa saab, et mõni bränd. Miks sa pidid seda? Aga kanaleid ei ole nii, et kus sa siis ma olen Go3, kuigi nüüd ma olen võlglane seal, tegelikult ma pean maksma. Ma just eile tahtsin Eurovisiooni vaadata poolfinaal ja siis ma läksin sinna ja seal oli kirjas, et teie konto on peatud. Makske oma võlad ära. Palun makske üks hetk need tuleb inkasso ukse taha kohe praegu, makske ära. Ma olen seda tüüpi Eurovisioon. Tahaks 3,99 kätte saada ikka. Eks siis ühesõnaga peab pärast maksma ära. Aga ei, ma vaatasin küll seda, su nägu kõlab tuttavalt. Õhtud mõnikord vaatan. Mulle see 15 küsimust meeldib. Mulle need nagu mingid... See aeg-ajalt on päris põnev. Sest ise istud oled mingi, ei no ilmselge on see. Ja siis ei ole kunagi see, mis ma pean ilmselgeks. Alati niimoodi, jah.
ma paneks Jüri Jüri. Butšakov. Ja, ma olen Pootsman. Ma olin, mis sest ma arvan, et Jüri lihtsalt sellega, kui palju ta pildis, kuigi ma olen täiesti kindel, absoluutselt mitte tegelikult fakte ei ole, aga minu meelest on võitnud seda auhinda. Minu meelest on, või Etal ta võitis. Ühesõnaga, nad on seal Kanal 2 on palju tunnustatud, aga paraku nad teevad head tööd ka. Ma neid tuulisaateid ei ole eriti vaadanud. Mina pakuksin siia, kas te Silvia Ilvese seda realityt olete näinud? Jaa, see oli väga hea. Väga ulme nainena. Terve aeg hoidsin kätega peast kinni, ma olin ülistressis, et kuidas ta nende lasteaias ükse elutempo ja asjaga hakkama saab. Aga see oli nagu väga entertaining. Ja olles inimene, kes tegelikult väga telekat ei vaata, mina vaatasin MasterChefi. Sul ka maksmata või? Mida? Sul ka maksmata. Ja mul ongi need kirjad, et palun juba ammu kõik kraanid kinni keeratud on ju, et maksama 39, aga MasterChef, vaata siin on teletäht, aga kui oleks telesaade, siis ma arvan MasterChef oleks minu jaoks up there. Ja see oli ka siuke, et ma olin ikka oma, mis eesti keeles on, et istme ääre peal, edge of my seat olin terve aeg. Et need oleksid minu isiklikud pakkumised, aga ma ei tea, mis teie arvate? Ma ütleks, et su nägu kõlab tuttavalt, on ikka see top 1 saade minu jaoks. MasterChefi ma ei vaadanudki, ütlen ausalt. Sa olid seal ju. Ja ma olin seal ainult, jällegi sa võtad seda valusat teemat mulle. Ma olin seal ainult 3 saadet. Ma ei oleks pool saadet hakkama seal minu meelest. Ei, Annika, millest sa räägid? Ei, päriselt, tundus nagu ma ei oskaks üldse kokata seal. Kuigi tegelikult kodus ma kokun väga hästi minu meelest. Ei, no kõik oskasid seal kokata, aga seal lihtsalt läks nagu väga konkurentsi tihedaks. Mina elasin sulle, Ingerile ja kuidas ta nime, Amani või Amani on ju. Teile ka, ta olid vist kõige nooremad on ju ja minu jaoks mul oli teiega see nagu isiklik seos, et ma tundsin, et ma olin teiega seal, see oli nii stressirohke, et ma imessin, kuidas nagu te üldse seal vastu pidasite. Et nagu ma oleks sina, ma ei vaataks ka elu sest seda järgi, sest see on nagu mingi elupinge uuesti läbi elamine. See tundus ikka väga hull. See oli väga hull. Aga minu meelest sul oleks üli hästi seal ja tõesti, need teised olid ju absoluutselt nagu superstaarid selles mõttes, et kui see, et sa juba seal saates oled, näitab, et sa oskad kokata, come on. Ma ei läks raha eest ka sinna saatesse nagu. Ja ei, reaalselt. Samas ma võin, see võib-olla see lollide vaata hooaeg vaata, et need, kes ei oska nagu... Mina tahaks seal maa. Tegelikult see oleks päris lahe kontsept just nagu need, kes ei oska eriti kokata. Ma võin kriitikuks tulla, ma ei kokka, aga ma maitsen. See oleks really cool. Nagu ma õppisin mingi 3 aastat tagasi pelmeene tegema, nagu reaalselt, ma räägin, ma oleksin prime kandidaat sinna. Kuule, meil tuleb sünnib üldse uus idee ja võt see võiks siis saada selle aasta telesaate auhinna. Täpselt, jah. Täpselt. No okei, jätame siis selema. Lähme edasi. See oli Jüri, eks ju? No paneme Jüri. Rohkem ongi diskussioon nii kuivõrd see auhind ise, aga edasi meil on ju minu lemmikkategooria aasta sotsiaalmeedia staar. Number 1 on meil Mallukas, ilmselgelt. Siis on Andrei Sevakin. Ta on mingi 30 kordi juba nomineeritud, nagu minu meelest on alati, aga alati seal. Kõike, ta teeb kõike. Siis meil on minu lemmiknominent Sam. No te peate ütlema seda praegu, sest ma olen siin, vaata. Ei, aga minu meelest sa täiega väärid seda auhinda, aga come on. Oota, aga mis sa tunne, kui mul... Kuigi see konkurents on päris tugev. Pigem on tugev, mina ei oota seda võitu. Aga sest lihtsalt Mallukas kõik selle YouTube ja kõik ta see Instagram, kuidas ta seal huugab, et... No ma nõustun, jah. Kas ma tohin küsida midagi isiklikku? No küsi. Vaata, kui minul oli aasta muusikaliitaja nominatsioon. Sa tahtsid öelda muusikalitaja. Muusikalitaja. Siis nagu... Ma ei suuda ikkagi nagu pea püsti käia, sest et ma ei tea, see on kuidagi naljakas. Kas teil nagu muusikutena ei ole, et nagu sotsiaalmeedia ja muusika, et kas te olete too cool for sotsiaalmeedia või nagu minu meelest Sam oskab üliedukalt seda teha? Minu meelest kumbki ei ole, aga hästi paljud muusikud on. Et nagu mul on oma kunsti asi, ma ei pea sotsiaalmeedias mingeid asju tegema, et relevant püsida. Mina olin väga selline sotsmeedia vastane mingi paar aastat tagasi. Ma olin täpselt see, et ma olen kunstnik, ma olen muusik. Ma ei hakka tegema siin sotsmeediat. Aga lõppude lõpuks ma pidin nagu tunnistama seda, et paraku me elame selles ajas, kus ma pean tegema sotsmeediat, sest muidu ma ei ole pildis.
nende inimeste jaoks, kes on sotsmeedias ja see on enamus inimesi on ju. Ehk siis kui ennem oli natuke lihtsam on ju, et sa saidki olla muusik, et sa saidki oma, ma ei tea, albumi tiraaže müüa seal kuskil Terminal Records poes ja ainult seal saakski seda osta on ju. Siis nüüd nagu see kõik on nii digitaliseeritud. Et jah, raske on sellest mööda minna. Mille tõttu ma otsustasin, et ma võikski teha seda, mis mulle rõõmu toob. Et selles suhtes mitte seda, et nüüd ma hakkan sotsmeedia staariks, on ju. Ja siis nüüd ma hakkan tegema mingeid asju, mis üldse ei ole minuga seostuvad asjad, on ju. Aga et ma püsiks pildis. Et sellist asja ei ole. Ja ma ikkagi tegelikult olen see inimene, kes ei tee eriti reklaame üleüldse sotsmeedias ja ei ole nagu minu cup of tea ja ma arvan, et ma kunagi ei muutugi selliseks inimeseks, mulle lihtsalt niimoodi ei sobi. Ja sinul Sam on ka endiselt lõbus veel sotsiaalmeedias, sa paugutad vahel nii tihti, et ma mõtlen appi, kas sa ära ka väsid lõpuks. Ja ei, see on nagu minu jaoks ikkagi töö, aga see on nagu töö, mida ma armastan, sest ma saan lihtsalt idiooti mängida nagu ja mingit klouni nagu päevad läbi lihtsalt kuskil video ees. Et ma vahepeal mõtlen nagu, et kas ma lähen nagu üle käte, sest vahepeal nagu sisu on nagu, isegi mina mõtlen, kas see on nagu cringe praegu, mis ma teen, vaata. Et kas praegu keegi Sinul ei ole cringe filtrit minu, sul ongi kogu. Ei, no mul ongi see, et ma võib-olla ma teen juba nagu nii palju seda. Ja siis see nagu on juba nii nagu cringe filter, jah. Ei ole cringe filter. Cringe-omeeter on üle nagu et ma vahepeal ka nagu ise olen skeptiline, aga kuna ma teen nagu tõesti, ma võtsin ükselt endale eesmärgiks nagu üks TikTok päevas ja... See on hull. Aga Musicalit ajad olid sellised 3 tükki päevas. Jaa, mina tegin päevas. Aga vahepeal nagu, ma pean üks ma ei saa aru siiamaani, kuidas mina seal ei olnud nomineeritud. Me teeme uuesti pleinupot. Nii. Redo. Aga no ma alustasin, eks ju, sellega mingi 3,5 aastat tagasi lihtsalt sellepärast, et toetada enda muusikukarjääri, eks ju. Ja nüüd see on lihtsalt nagu välja kujunenud selleks, et see tegelikult tuleb üliloomulikult, sest mulle meeldib see tähelepanu, mulle meeldib see nagu ise mingeid idiootsusi nagu genereerida ja lihtsalt lõbusaid videoid teha, et see on nagu lihtsalt teine väljund minu jaoks. Okay. Aga ei, mul on hea meel olla seal nagu esindatud selles suhtes. Ma pean omakorda tänama Sammi, et ta minu Coachella videole veel tähelepanu tõi, sest et see oli nii nagu... Ei, ma lihtsalt mõtlesin, ma olin kodus, ma nägin seda, et mingi kuradi ettevõte lennutab lihtsalt Coachellale mingi, ma ei tea, kaua sa olid seal. Need esimesed 10 sekundit on ka kõige mitte samastumine. Tule minuga LA-sse, siin on villa ja kohvi ja matša ja kõik kaamerad, värgid, särgid, nagu ma oleks telefoni visanud teise nurka ja lihtsalt kustutanud TikToki ära, kui ma oleks ise näinud seda nagu. Minu mõttes su teik oli väga hea ja mulle meeldis, et enne oli meil väike konsulteerimine Sammiga omavahel, et Sam kirjutas Maria, kas see on okei, kas ma lähen üle piiri ja siis saatis ja ma ütlesin, come on. Ja siis ma vist näitsin nagu mingi 5 sekundit Laurale keskmist näppu. Ei, see oli suurepärane. Laura ütles peale seda, et peale seda reisi, sa vist riisusid seal videos on ju, et peale seda reisi ta läheb ka koju riisuma. Jaa, ma kirjutasin kohe, et ma tulen talgutele, mul on maa peale või tagasi tulla, et Sam inspineeris mind. Ühesõnaga, meie võitja on Sam ja Laura, võtta sina järgmine kategooria. Aasta meelelahutaja. Nii, Laura. Ma loen ette ja Reigo Tamm. Ei midagi. Mis sa sosistad seal? Aitäh teile kõigile. Ma ei tea, kas see jäi peale. Saame pärast teada. Ja nüüd Laura läks aasta meelelahutaja. Keegi peab korda hoidma. Ma ei ütle korda Reigo Tamm. Härra Tamm. Reigo Tamm. Härra Tamm. Kohver. Ja Tuli jälle. Tuli Rosma pere. Terve pere on nomineeritud. Kas ta tuleb pere lavale? Nüüd ma tahan, et ta võidaks, et ta tuleks terve perega. Ma arvan, et nad tuleksid. Kas see on see... Iga üks saaks seda auhinda vaata. Nublul kadus aastal 2022 vaata Peruus see pagas ära, kas keegi mäletab? Kas see on see kohver, mis tagasi tuli või? Jaa. Air Euroopa vist. Otse sealt. Siin võiks räätefeks olla. Eiga, kui juures rääkides kohvrist, ma tahtsin küsida. Sa mõtlesid väga kaua selle. Seda sa terve aeg sosistades proovisid ja planeerisid. Ja siis tuli. Ei. Ma tahtsin Allika sult tegelikult kohvri kohta küsida küll, et sa olid ju Masterchefis, olite koos samas saates. Kuidas sulle tundub, kas ta annab aasta meelelahutaja mõõdu välja? Näiteks tema?
no ma üleüldse vaatan nende meelelahutajate peale, kes siin nomineeritud on ja ma ei võib-olla paneks teisi nimesid sinna, aga Kohver on selles suhtes MasterChefi saates on olnud küll vägagi hea meelelahutaja. Et teda on huvitav jälgida, huvitav kuulata, mis ta räägib, ta on nagu hästi sellise laheda presentsiga. Ja ta ju tegi nüüd oma Delfi saatega, kus ta kokkab, et ta on tegelikult suht palju pildis olnud eelmine aasta kindlasti. Et aga päris nagu huvitav teda näha siin. Oota, kui ütlesid, sa paneks mõne muu nime või Sam, kas teil on mingeid muid pakkumisi siia äkki? No see Malluka võib-olla topiks sinna, et mine ära minu sotsiaalmeedia staari kategooriast. Minu oma kategooriasse. Jah, aga ma arvan, et Kohvril on nagu enam-vähem sama suva, kui Tommy Cashil on aasta muusikaartistist. Ma arvan ka. ja kujuures, mida ma Kohvri puhul tunnen, on see, et ta nagu ei lahuta teadlikult meelt, vaata. Või noh, et ta nagu on tema lihtsalt. Ta lihtsalt on siuke kuju, jah. Ja on ja kokkab ja tuleb see hästi välja, aga ta ei tee seda nagu taotluslikult. Just. Versus näiteks Mallukas deliverib iga päev, kuradi, ma ei tea, mitukümmend Instastorit ja uus draama, uued teemad. Minu mõelest tema nagu sobib siia. Laural oli siin väga random pakkumine, kui me enne tegime, oli Jan Uuspõld. Sellepärast, et tal tuli see film, eks ole. Nii. Siis Eskod võiksid, aga miks mitte Eskod võiksid olla ka siin meile lahutaja rollis? Hea point. Nad on ju ka teevad mingi TikTok ja tegid seda filmi ja nende film oli ju ka see aasta, jah, ikka muidugi. Vaata, kui oleks see ootus kuumeel, seal oli nii palju tegelasi koos seal filmis, nii et nagu jaa, seal oli väga palju või Janni filmis. Eskod, jah. Janni filmis oli ka Janni filmis nad olid ka, ja. Mul oli see, et no ma hääletasin ka paar korda vaata seal kõikide erinevate inimeste poolt on ja siis kui sai veel nagu enda varianti kirjutada, siis ma mäletan, et ma kirjutasin iga kord, kui hääletasin aasta seksika mees, kirjutasin sinna oma varianti Raul Esko. Ja siis ma nii lootsin, et ta sinna saab, aga kurat ei saanud. Ei hääletanud piisavalt, pead järgmine kord rohkem arve panema. Iga päev. Ja. Meil on järgmiseks, ma võtan 2 kategooriat kokku, aasta näitleja ja aasta lavastaja. Ja kuigi ma saan aru, et sellel auhinnagalal need on nii tele kui nagu teatri kontekstis. Aga mida mina tunnen on see, et kui meelelahutaja puhul või sotsiaalmeedia staari puhul vaatajana on nagu hästi loogiline, et jah, ma panen oma lemmiku, siis näitleja lavastajaga mina tunnen, et mina ei oska nende inimeste tööd hinnata. Või mis te arvate? Ja näitleja osas ma lihtsalt ei ole absoluutselt näinud, mida Tõnis see aasta näiteks teinud on, mida Alo või Priit on teinud. Ma ei ole Papse vaadanud ega Von Focki. Aga ühe asja ma oskaks kindlalt öelda, ma arvan, et Hendrik Toompere väärib seda, sest Rahamaa ja Ükskord Liibanonis on mõlemad täiesti välja müüdud. Võib-olla see on selle süü, et lihtsalt neid etendusi on niivõrd vähe. Aga selles suhtes näitleja töö ja aeg ka, eks ju, aga ühesõnaga need on täiesti välja müüdud, ainult head olen kuulnud, mina ei ole jõudnud neid vaatama, aga ühesõnaga ainult head olen kuulnud. Aga Papsid on ka jällegi, eks ju, väga hea ja Nüganeni vabariigi aastapäeva kontserti ma vaatasin ka, aga mul on tunne, et nendest 3 on Toompere nagu ja ma just sain aru, et kuulajad ei saa üldse aru, mis toimub, sest me ei lugenud neid ette, aga meil on aasta näitlejaks on Tõnis Niinemets Alos, Alo Kõrve Papsides, Priit Pius Von Fockis ja aasta lavastajatest siis Anna Stepanova Papsid ja su nägu kõlab tuttavalt, Elmo Nüganen vabariigi aastapäeva kontsert ja siis sama Hendrik Toompere, mida Sam siin ette juba luges ka Rahamaa Ükskord Liibanonis ja Totalitaarne romaan, aga kuidas ma seda hääletan, kui ma ei ole näinud ja ma ei oska, et ma peaaegu tunnen, et nad sobiks nagu EFTA nagu paremini, kas EFTA-l mitte žürii ei ole nagu eksperdid? Või seal on ka rahvahääletus, ma ei tea. Seal on see rahvahääletus on võib-olla ka mingi üks kategooria, ei ole. Okay, aga siis on selles suhtes, et peamine on ikka žürii. Et selles mõttes nagu ei oska mina siia midagi väga asjalikku öelda. Ma tean ainult Toompere puhul, et kõlab nagu mingi fakt, mis ma oleks enne guugeldanud. Aga eelmine aasta minnud, et ta sai kunstiliseks juhiks Draamateatris, mis oli nagu suur asi. Ta käis isegi Plektruumis sellest rääkimas, seda ma kuulasin. Ja ma olen näinud Totalitaarset romaani. Kes vaatab Plektruumi? Vaata, siin on see, kus mina Laura oleme väga erinevad, sest ma ei mäleta, millal ma olen käinud mingi viimaste aastate jooksul 2 korda teatris. Mõlemal juhul ma arvasin, et ma lähen ühte tüüpi etendust vaatama ja see oli midagi täiesti teist nagu. Ja tõesti nagu sellepärast mina on sellest maailmast nagu kaugele. Mitte, et nende nagu tööd või üldse seda valdkonda nagu väiksemaks teha, aga lihtsalt see nagu minu perspektiiv. Aga mulle meeldib Hendrik.
ja Hendrik Toompere, kui sa vaatad seda, kas sa saaks mulle saata 2 piletit nii Rahamaale kui ükskord Liibanonis. No pane 4 siis, pane 4. Olid nagu Twitteris, või nüüd X-is, mis iganes, olid nagu ülehinnatud nagu mingi 200 või 300. Ja, neid müüdi ulme hindadega. Täielik hullus, mis seal toimub. Me peame siia võtma kellegi saatesse, kes oskab sellest meile lähemalt rääkida. Aga Nüganeni see aastapäeva kontsert oli ka väga hea, sest see oli nagu... Tahtsin öelda jah, et mina oleks jäänud popular opinion, ma hääletaks ikka Elmo Nüganeni poolt, sest see vabariigi aastapäeva kontsert oli väga-väga hea. Ja ta ise on nii... Nunnupall. Ja siis hästi palju asju on teinud, mis minu meelest üleüldse ma arvan, see on väga huvitav, et meelelahutusauhindadel aasta lavast kategoorias on Elmo Nüganen vabariigi aastapäeva kontserdiga esiteks. Et ma ei ole kunagi nende aastate jooksul näinud, et vabariigi aasta kontsert oleks seal sees. Et jah. Huvitav, mis Elmo selga paneb. See on see, mis minu peas käib. See on minu ainuke mõte, mis keegi selga paneb. Aga kui muidu see vabariigi aastapäeva kontsert saab minu arust nii palju kriitikat iga aasta, siis sel aastal oli nagu Facebookis isegi positiivne. Isegi see Delfi kommentaariumid mingi Marko Olen oli nagu, tegelikult oli päris okei. No kuule, me saime siit ju päris mitu teiki kokku küll. Me ei olegi nii mittekultuursed kui we cooked. Kas ma võin järgmise võtta? Jaa, palun. Okei, aitäh. Aasta seksikaim mees. Kas te teate, kes eelmine aasta oli võitja? Siin on kirjas Villem Trill. Maria! Aga isegi kui ei oleks kirjas, ma teaks ka. Okei, igatahes ma loen siis ette, meil on Priit Loog, kes understandable, Ormoja ja Nöpp. No mina juba oma pakkumist tegin, on ju? Jaa. Sest minu meelest nad on kõik ju 30+. Et võiks keegi nagu noorem olla. Ka samamoodi Sam võiks seal olla ja Raul Esko võiks seal olla ja... Käime mõlemad Eskod siis. Kes veel? No, et selles suhtes... Valikut on nooremast kontingendist nagu ka. Minu meelest jah, kohe on näha, et võib-olla see sihtgrupp, kes hääletas aasta seksikama mehe poolt, on natukene vanem. Ma ise... olen just hiljuti rääkinud sellest, et nii huvitav, Ormoja on juba 2 aastat järjest on ju seal. Ja siis mina isiklikult, ma nüüd seda niimoodi ilusti ütlen. Või tähendab, ta on hästi karismaatiline mees minu meelest, mille tõttu ta ongi 2 aastat järjest siin. Et ta ei ole nagu minu cup of tea. Mis sa seal teed? Mida sa siin lollitad, Sam? Ma ei tee mitte midagi. Ma flirdin kaameraga. Me üritame nagu korralikku. Ei räägi, ma ei taha tegelikult segada. Et jah, et minu meelest ta on ülikarismaatiline mees. Et väga huvitav valik. Priit Loog... Eskode filmis mul oli üks lause ja see lause oli Priit, kuidas öelda, loogu kohta? Loogi? Issand, ma ei tea, loogi kohta. No ühesõnaga. Tema kohta. Loogi, jah. Priidu kohta. Et Priit Loog on ikka nii hot, et ta täiega annab seda mingi hot daddy vibes. See oli minu siis fraas. Ja siis ma mäletan, me olime ühel üritusel, ühel peol ja siis ma tutvusin seal Priiduga ja siis rääkisin talle lõbusalt seda lugu ka. Ta naeris. et ta on hot daddy vibes. Saad hot vibes. Hot daddy vibes. Sa kukkisid oma valimusega. Nöpp on minu ennast ka juba mitmes aasta siin. Ma ei tea, ma isiklikult... Ega ta koledamaks ei lähe, jah, otseselt. Ma ei tea, küll ma valiks päriselt. Paneksid ikkagi oma mehe sinna. Ma paneks oma mehe, jah. Või kedagi nooremat. See kõlas nii, nagu nad oleksid päriselt vanad inimesed. Tegelikult ei ole üldse. Sütsid üle 30, see pole vana, aga lihtsalt me oleme ikkagi noored, et äge oleks kedagi noort seal näha. Ma ei tea otseselt nüüd, kes kõige seksikaim mees on. Ma võib-olla Ormile annaks aasta seksikaima restorani tiitli. See tema Lõuna-Korea restoran on Banger, minu üks kõige lemmikuid restorani kogemusi üldse. Et ma annaks talle selle võib-olla shoutout. Aga nüüd jah, kes kõige seksikam on, see on ju nii suhteline selles suhtes, nagu kõik kategooriad, aga armastus käib kõhu kaudu sul siis vist tundub, et... Ja no ma ei tea, mulle see Ormil on nagu mingi aura.
nagu veits. See on see, millest ma tahtsingi rääkida, aga ei tulnud nii hästi välja. Ja tal kuidagi nagu mingi, seegi mina nagu muhelesin natuke seal telekas, kui ma Masterchefi vaatasin nagu mine karjuda peale. Ja mina muhelesin seal koha peale. Ja täpselt. Vaata, see on see teatud siuke intimidation, et nagu, et ta on vahepeal nii karmi ütlemisega, et siis see on võib-olla see hea, mis tuleb, vaata. Auh, või väitsa. Mitte auh. Jaa, ei, aga restoran on bänger ja... Ma arvan, kui Orm saab Sammi haukuma. Kiire teema vahetus. Sam sinna chef lauale. Ja ma olin ka, et tahaks ka veits nagu pahandust teha. See oma laua taga. Minu meelest võiks selle eest juba talle et ta sükest diskussiooni tekitab. Ja. Kuigi minu jaoks Nöpil on alati eriline koht minu südames. Ta oli üks esimesi, ütleme siis Eestist väga kuulsaid inimesi, kes mu podcastis oli nõus osalema külalisena 3 aastat tagasi. Ja ma olin seal nii närvis, et ma ütlesin vist esimese minuti jooksul, et Appe, ma olen nii närvis, et ma pissin püksi kohe. Aga muidugi ma isegi ei öelnud nii, ma ütlesin, et ma püksin pissi kohe. Ja ma ei saanud aru isegi hetkest seda. Ja ta oli alati, ta on nii vahva, ta on niivõrd äge inimene. Nii et vaata, ma nüüd saan aru, et ikka päris kummaline on rääkida, ma mõtlen avalikult, et kes meie meelest on kõige seksikam. Aga toreduse ja ütleme sükse isikliku kogemuse põhjal ma peaksin Andrese panema sinna küll, ma arvan. Kuigi nüüd see kõlab nii imelikult, võib-olla liigume sest seksikama mehe juures. Ma ei saa auhenda peast välja siia. Ma arvan, et jätame siis Ormi sinna praegu või? Ma arvan küll. Nende seast vähemalt. Nende seast ma valiks ka Ormi. No siis meil on muidugi aasta seksikam naine, viimane kategooria meil siin täna. Eelmise aasta võitja oli Eva Esse, täna on meil siin Evelin Võigemast, Maris Kõrvits ja Ann Marlen. Jällegi on tunda, et vanemad inimesed on hääletanud vähemalt selle esimese 2 poolt. Ja. Ma arvan, et Sam, alusta nüüd sina, et nagu aita mehena. Mõtlesin seda kuidagi. Mis asja? Ei, mul tuli üks lugu meelde, mis ma tahtsin kohe rääkida. Sellepärast ma itsitasin. Mul lihtsalt tuli Genka story meelde, et kui ta jagas ka nagu seda kategooriat, kui oli top 3, oli Maris, eks ju. Maris Kõrvits on siis üks Genka kaaslane. Et see, näeb, vaata, mida ma teile aastaid rääkinud olen lõpuks. Nii armas. Aga mina ei saa sõna võtta, mul on enda kaaslane olemas, tema minu aasta seksikaim naine. Aga kui ma nüüd võtan aasta seksikaim naine nagu selles perspektiivis, et justkui nagu... Shout out oli kohta olemas, lähme edasi. Et kui on nagu... Ei, see ei ole nagu nii, ma nüüd seletan. Ma tean. Et justkui nagu kõige võimekam või kuidagi nagu, see on justkui nagu aasta naine, aasta mees on see minu jaoks. Et kes on nagu... Miks see seksikam sinna pandud? Jah, see võib-olla teeb nagu kroonikallikumaks. Malasema kroonika, Et ma paneks Ingli ehk Ann Marlen sinna. Ma arvan, et ma võib-olla taaskord ei ole nagu jälgijaskond Evelinil ja Marisel, kuigi ma Marist jälgin Instagramis, mis käib nagu väga vastu minu just öelduga. Aga ühesõnaga mul tunne, et nagu Ann Marlen on lihtsalt Eesti Laulul, tema performance oli super ja kuidagi terve ta selle aasta 2024 karjääri ülesehitamine on nagu üli tugev olnud ja mul on hea meel, kuhu ta on jõudnud enda karjääriga, et mina paneks Ann Marleni. Ja teate, mis minu meelest, vaata, seksikaim naine, seksikaim mees on järgmise kroonika kaanel siis kohe. Ja ta serviks. Ann Marlen ja Ormoja. Oota, nad on koos seal või? Aga see oleks nii huvitav pairing. Orm ja... Ma ei tea, kas nad panevad koos või eraldi, aga igal juhul Ingel serviks seal. Üli hästi minu meelest. Ta fashion pool ka üli tugev ja kõik see nagu... Mis on tõesti, see minu meelest kõik lisab just selle aasta seksikaima naise tiitlile, et minu meelest ta sobib üli hästi sinna. No siis me oleme kõik Ingli poolt. Nõus. Ei, ega see žürii töö ei ole ju kerge. See pole sugugi lihtne ja me oleme täna ikkagi suure töö ära teinud, ma arvan. Või kuidas teile tundub? Ja inimesi on väga raske kritiseerida. Täpselt, jah. Eriti kõrvalt vaatajana. Ja kes teab, ses mõttes, et 5. juunil näeme, kas meie ennustused läksid täppi, kui palju Eesti rahvas meie arvamustega nõustub, on ju. Ja näeme ka seda, kas see aitas meil Lauraga meelelahutusauhindadele kutse saada. Et võib-olla treffame seal kõik, võib-olla peate meile tulema pärast Insider Scoopi tegema podcasti sealt Kaalalt. On teil outfitid olemas või? Mina isiklikult ei lähe. Ei lähe, selge, okei.
Slay. Ma lähen reisile. Okay, see kõlas väga poliitilise valikul, et mina isiklikult ei lähe. Ei lähe. Mina ei lähe. Nii ja Sam? Mina lähen. Mina lähen, jah. Outfiti ei ole veel välja valinud ja see tuleb siuke tund enne show'd, ma arvan. Meestel on nii lihtne ikka. Ei ole, sest ma olen nagu, ma olen kaose keskmes. Või siis niimoodi. Ei, ma olen kaose keskmes seal tund aega enne, aga ma lihtsalt ei viitsi enne mõtlema hakata selle peale. Okay, no efektiivne. Me jääme ootama igal juhul ja muidugi aitäh Aalika, aitäh Sam, et te tulite meile siia esimesse saatesse üle mõne aja, usaldasite meid. Mina soovin edu kõnega, ma sain aru. Edu kõnega. Ja. Me nagu juba arvestaks, et ma võidan või panen selle kinni nagu. Me manifesteerime seda. Ja mindset peab olema see. No aga selge, on teil veel midagi plaagida, mingeid või suviseid neid, ma ei tea, esinemisi asju? Tuletage meelde, mis teie managerid on öelnud, et peab promoma. Ja ma nagu tahaks öelda, et tulge käige minu kontserditel ka, aga neid kontserdid on see aasta nii palju, et ma ei kujuta ette, kas rahval nagu raha, mitte minu kontserdid, aga nagu mingi 20 maailma kuulsat artisti tuleb lihtsalt Eestisse nagu 3 kuu jooksul, et ma ei tea, kas kellelgi lõpuks raha ka alles on, aga... Te tasuta kuskil tänaval. Te tasuta tänaval. Aga toetage... Mis sa arvad must, Laura? Lähen Tammsaare parki, panen sinna oma mütsi maha ja... Täpselt. Mu TikToki rivaal, ma ei tea, ma üritan isegi. Aga toetage Eesti artiste ikka, käige Eesti artistide kontsertitel ka. Kas arvatud siis ka meie kontsertitel ja kes teab, võib-olla... Ja kes teab, võib-olla siis mingil suvefestaril ka laulame seda Parasiiti ka teile. Palun. Jaa, kindlasti. See oleks äge, kui te ikka koos seda... Sõltub, kuidas lool läheb. Kui kuulate seda hästi palju ja hästi hästi kuulate hästi palju ja hästi. Aga kui te kuulete halvasti, siis... Ja jagate, kui halvasti kuulate, siis ei tule. Ja teate, mis sama lugu on selle podcastiga, et kui te kuulate palju hästi, kommenteerite, likeite, siis võib-olla tuleb teine osa ka, võib-olla tulevad Sam Aalika kunagi veel tagasi ka, kui nad liiga hirmunud pole meie tänasest osast. Aga ehk siis loomoraal on, et kuulake Eesti muusikat ja seda podcasti hästi. Palju, hästi. Ja kus juures, kes seda osa nüüd juhuslikult vaesid inimesed ainult Spotify'st kuulasite, siis kindlasti tulge üle YouTube'i, kus meil on videopilt, followige meie rannaväljaande Instagrami, kus te saate järgmiste episoodide teemade osas ka kaasa rääkida. Miks mitte ka tulevikus oma arvamusi anonüümselt meile siia saatesse ette lugemiseks saata. Et meil on palju ägedaid plaane ja võt niimoodi. Kuulake ja olge siis tublid hästi. Ma soovin kõigile hästi head päeva. Ciao. Mina soovin ka head päeva. Hästi.